tere, Punkar TT siinpool. Jätkame üle pika aja eurolaulu kommenteerimisega. Võtame eurolaul 2004 ja finaal toimus 7. veebruaril 2004. Õhtujuhid olid Marko Reikop ja Karmel Eikner ehk nagu ma ikka olen Karmel Killandi. Kokku oli 10 laulu ning hakkame neid siis vaatama. Esimene laul Slobodan River, Surrounded. Esimene laul Surrounded, esitajaks bänd Slobodan River, sai kokku 2080 häält. Seekord nüüd on telehääled, nagu et telehääletus oli, nii et selle tõttu ongi nii suured arvud ja jäi 3. kohale. No see Slobodan River on varem ka olnud, aga ma ei mäleta praegu video filmimise hetkel, mis lauluga nad olid. Seda ma mäletan, et mulle see laul meeldis, aga see laul oli ka väga tore, et Itaka Maria Rahula, tolle nimega Rahula, oli põhisolist ja siis olid trummarid, 2 kitarristi ja 2 taustalauljat ja tegi väga niimoodi mõnus tempokas laul oli, tõmbas kohe käima ja eriti tore oli muidugi see, et üks kitarristidest oli Tanel Padar, et siis nagu oligi, võiks öelda kokku 4 lauljat. Itaka Maria oli põhisolist ja siis 2 taustalauljat ja Tanel Padar ka laulsid ja need kõik niimoodi 3 naishääle kui ka see Padari mees seal niimoodi nagu kokku kõlas nii hästi, nagu et andis nii niisuguse värvika nagu esituse ja laulu. Et väga sihuke mõnus laul ja seal oli ka eestikeelsed subtiitrid, et sai lugeda, millest laul rääkis ja väga sihuke mõnus sihuke ja eriti just see, mis seal oli nii hei ja et sellised kohad mulle meeldisid ja no muidugi kõik see, et väga sihuke mõnus laul, et ma ei imesta, et see 3. kohale jäi, et mulle väga meeldis. Itaka Maria ise tegi nii muusika kui ka viisi, kirjutas nii sõnad kui ka viisi ka. Aga lähme järgmise laulu juurde. Teine laul, Dance, esitajaks Evert Sundja. No see nimi peaks tuttav olema, seepärast et ma ju nimetasin teda ka Eesti Laul 2024 kommenteerimise videos, kui ta veel Evert and the Two Dragonsiga kui ka Cartooniga oli tal mõlemaga ühine laul. Mõlemaga olid laulud ja esines 2 korda, võiks öelda. Vaatame siis, millega ta 2004 esines. Nii, teine laul, Dance, esitajaks Evert Sundja, sai 640 punkti ja jäi 7. kohale. Natuke imestan, oleks võinud kõrgemale kohale ikka saada. Väga sihuke mõnus tempokas laul, sihuke natuke võiks öelda rockilik, aga samas ka mitte ja nagu midagi kohe nagu niimoodi algad niimoodi rahulikult ja siis järsku nagu trummid ja ka trummid peale ja kohe on väga sihuke mõnus ja eriti meeldis siis, kui refrääniga koht oli, kui nagu oli sihuke rahulikum laul ja siis refräänis läks nagu kiiremaks. When you wanna to dance, nagu sihuke nagu palju kiirem ja sedasi kuidagi just see refrääni koht meeldis kõige rohkem, kuidas ta seda laulis ja nojah, see oli üle 21 aastat tagasi, et see Evert Sundja, kui ma vaatasin teda, siis nagu oli arusaadav, et see on tema, aga kui ma ei oleks nime teadnud, siis ma võib-olla poleks isegi teda ära tundnud. Aga muidugi esinemine oli ka lahe, et see Evert Sundjal oli siuke, et Evertil kui ka 2 naiskitarristil ja trummaril oli siuksed ühised valged kostüümid ja Evertil endal oli veel üks siuke ilus roheline lips ja üks, ma ei tea, nagu riidest lill või ma ei tea, kuidas seda võib nimetada, oli ja et siuke väga nagu lahe, nagu siuke ühine valge ja
valge kostüüm nagu niimoodi ühine kõigil ja midagi ma ei pannud eelmise laulu puhul, ma ei pannud seda tähele, võib-olla juba siis oli, aga et neil olid nagu, lava oli ka nagu täitsa nagu oleks malelaud niimoodi musta-valge ruuduline, et see tegi selle etteaste nii lahedaks, et ma ei tea, kas see oli eelmise laulu puhul ka või esinemise puhul või oli see ainult selle puhul. aga jah, minu arvates oleks see laul võinud saada rohkem kõrgemale kohale. et see laul praegu meeldis mulle ära on isegi raske tegelikult öelda, kas ta meeldis mulle rohkem kui esimene või vähem. mõlemad jagaksid praegu esimest ja teist kohta praegu. et väga hea algus igal juhul. muusika ja viisi ja sõnad tegi muideks Vaiko Eplik, kes eelnevas Eurolaulu videos oli solist, kui Eurovisioonile läks. aga võtame järgmise laulu. kolmas laul Turn to Tide, esitajaks Shown ja Cardinals. sihuke omamoodi nimi, ma ei tea, võib-olla ma ütlesin valesti. nii, kolmas laul Turn to Tide, esitajaks Shown ja Cardinals, sai 581 punkti ja jäi 8. kohale. selle puhul ma väga ei imesta, et see 8. kohale jäi, et ma sellest bändist ei tea ka mitte midagi või kooslusest, ma mingi üritasin guugeldada, aga ei leidnud ka midagi, et kes iganes see naislaulja oli, et ta laulis muidugi väga hästi ja mõnus oli kuulata, aga kuidagi see taustalauljaid hääled andsid ka muidugi juurde, aga kuidagi see oli selline aeglasem laul võrreldes eelmistega ja sihuke väike trummi, sihuke väike beat nagu oli või niimoodi. et aga jah, see oli kuidagi see laul nagu võid ju kuulata, aga samas nagu see natuke nagu hakkab niimoodi igav või niimoodi, kui sa seda niimoodi, kui ta nagu väga midagi ei muutu ja niimoodi, et kindlasti väga hea laul mingis mõttes, aga nagu jah, ma arvan, Eurovisioonile see laul võib-olla poleks nii hea olnud, et ma ei imesta, et see 8. kohale jäi, et ta nagu oli sihuke aeglasem küll, meloodilisem, aga ta jäi nagu midagi jäi nagu puudu, mis oleks võib-olla öelnud, et vau, see on nii hea laul. et jah, kindlasti on ta väga hea laul ja aga lihtsalt mitte minu jaoks ja noh, kahjuks kuna 8. koht, siis noh, ilmselt siis ei läinud ka väga peale. et jah, praegu võrreldes eelnevatega on see jah, läheks praegu 3. kohale või viimasele praegu, aga võtame järgmise laulu. 4. laul Whatever You Say, esitajaks Charlene. nii, 4. laul Whatever You Say, esitajaks Charlene või Charlene, sai 785 punkti ja jäi 6. kohale. ma ütleks, et ma ei imesta, et jäi väga sihuke mõnus laul, kohe nagu lõi käima ja kuidagi väga nagu jäi vaatama, et eelmise puhul unustasin ka öelda, et tegelikult ongi malelauakujuline või nagu ruuduline, nagu malelaud oligi lava, et ma algul arvasin, et see ainult teise etteaste ajaks tehti niimoodi, aga tegelikult oligi selline. aga väga sihuke mõnus laul, see Whatever You Say, paistab natukene nagu võiks öelda armastuslaul olevat, et naine mingi räägib mehest, kellest seda armunud on ja on valmis ükskõik mida tegema, et mehega koos olla ükskõik mida mees ütleb. et väga sihuke mõnus laul ja see Charlene esitas seda ka nii hästi, nagu ma mõtlen seda, et kui ma leidsin ühe artikli, otseselt nime ma ei leidnud, et kes see oli, mingi ühe artikli oli, et ta oli vist siis 16-aastane nagu, aga ma mõtlen, et no sel juhul väga hea esinemine, et nagu üldse nii nagu nautis seda, eks see oli suur proov ka enne, aga et nagu niimoodi ta nagu nautis seda või nagu üldse ei oleks aru saanud, et ta närvis on, et niimoodi tantsis ja nagu laulis nii hästi, hääl oli ka nii hea, et ei ole mitte midagi öelda, et väga nagu hea etteaste ja no pole ime ka, et laul
et laul väga hea oli, kuna üks autoritest oli Pearu Paulus, kelle sulest on nii mitmedki need laulud tulnud, mis seal läinud on. Et jah, väga sihuke mõnus laul, et selle top 10 tegemine läheb nüüd küll keeruliseks. Et järjest üha rohkem häid laule tuleb, et väga siuksed mõnusad, nojah. Võib-olla nüüd mõni mõtleb, et sa oledki ainult tempokate laulude fänn, sellepärast see eelmine sulle ei meeldinudki, kuna oli aeglasem. Ei, mulle meeldivad aeglased laulud ka, aga praegu jah, need tempokad lähevad nagu ettepoole. Aga võtame järgmise laulu. Nii, 5. laul I Wanna Stay, esitajaks Airi Ojamets. 5. laul I Wanna Stay, esitajaks Airi Ojamets. Enne jäi ütlemata, et praegu on tema nimi Airi Vilpkumur-Kantsar, kellel on ju see tuntud hitt Saatuse laul, mis on väga tore. Aga lähme nüüd selle laulu juurde, sai 393 punkti ja jäi 9. kohale ehk eelviimasele kohale. Ma ei tea, see oli ka nüüd aeglasem laul, aga minu arvates see võrreldes selle eelmise aeglase lauluga, 3. lauluga meeldis see laul mulle kuidagi rohkem, et see oleks võinud ikka kõrgemale kohale saada, et jälle paistis selline natuke nagu armastuse laul olevat, et mingi selle puhul jättis nagu mulje see, et on mees juba olemas ja siis räägib mehele, et tahab, et mees ikka jääks tema juurde ja sedasi, et ka sihuke nagu võib-olla nii kurb kui ka samas sihuke rõõmus laul ja väga hästi lauldud ja esitatud ja sel korral ühtegi bändi laval ei olnud, oli ainult Airi ja 4 taustalauljat ja väga sihuke mõnus muusika ja sihuke see aeglane laul mulle meeldis, et see 9. koht, et oleks võinud ikka kõrgemale saada. Et jah, väga mõnus laul ja sihuke jääd nagu kuulama ja kuidagi sihuke nagu ka sihuke mitmekülgse meloodiaga muusika, et ühelt poolt sihuke aeglane, siis võib-olla vahepeal tuleb sihuke natuke valjem koht, aga ikkagi lõpuks on ikkagi sihuke rahulik. Et jah, see laul mulle meeldis rohkem võrreldes selle teise aeglase lauluga, mis oli 3. Aga lähme edasi. 6. laul Whenever Blue, esitajaks Hatuna ja Sofia Rubina. Nii, 6. laul Whenever Blue, esitajaks Hatuna ja Sofia Rubina, sai 185 punkti ja jäi viimasele kohale. Esiteks ütlen ära, et Hatuna ja Sofia Rubina, see duo oli on ka varasemas eurolaulul olnud aastal 2002, kui mul õigesti meeles on, kui Anna Sahlen läks Eurovisioonile. Aga see laul, ma ei tea, minu arvates see küll viimast kohta väärinud ei oleks, et see midagi väga sihuke mõnus, niimoodi algas küll niimoodi aeglaselt nagu võib-olla, et võiks öelda sihuke nagu tundub igav niimoodi, et see Hatuna alustas ja siis liitus Sofia Rubinaga, refräänis läks jälle nagu käima, niimoodi läks natuke tempokamaks ja nagu kõvemaks muusika ja siis läkski niimoodi natuke kiiremaks, aga samas oli ikka aeglane, et väga sihuke mõnus laul ja see võiks öelda oli ka sihuke psühholoogiline, et see natuke nagu, et mida inimene teeb, kui ta tunneb ennast kas õnnetuna või loeb mingeid kurbi uudiseid ja niimoodi, et väga siukse hea nagu siukse positiivse sõnumiga laul, et natuke võib-olla kurb, aga ikkagi nagu hea, et see võib-olla äkki sellepärast jäigi nagu rahvas ei hääletanud, aga ma ei tea, minu arvates oleks see võinud ikka kõrgemale kohale saada, et selle top 10 tegemine läheb tõesti raskeks, need laulud on nii erinevad ja aga lähme edasi 7. laulu juurde. 7. laul Homme, esitajaks Maarja-Liis Ilus. No nüüd tuleb eestikeelne laul üle pika aja nendele eelnevatele ingliskeelsetele lauludele vahelduseks. Nii, 7. laul Homme, esitajaks Maarja-Liis Ilus, sai kokku 1320 punkti ja jäi 4. kohale.
ma ei imesta, et jäi ilus eestikeelne laul ja mõnus ja sihuke nagu alustab aeglaselt ja siis läheb ühe niimoodi natuke nagu kiiremaks ja siis aga lõpuks jääb ikkagi siukse nagu ikkagi võiks öelda aeglasem, sihuke ikkagi keskmise tempoga laul. Eriti muidugi see refrään, et homme oleme nii, kui poleks meid näinudki, kõnnin mööda sust nii. No ja mina ei oska nii hästi laulda. Et väga sihuke mõnus laul, muidugi siin hakkab mul jälle see asi, et Maarja-Liis Ilus on ju Eurovisioonil juba korra käinud, aga näe jälle. Seekord tegi ta ise ka laulule nii muusika kui ka sõnad. Et väga sihuke mõnus laul ja tore on see ka, et alguses hoopiski ei alustanud Maarja-Liis, vaid alustasid taustalauljad ning siis hakkas Maarja alles laulma. Et väga sihuke mõnus laul, et ma ei imesta, et see 4. kohale jäi. Et selle puhul mul küsimust ei ole. Selle laulu puhul on muidugi see tore ka veel, et Maarja-Liis Ilus osales 3. hooajal saates Laulame laulu ning seal oli ka Jaan Sööt, kes valis tema saates selle laulu ning siis ta tegi sellest hoopis teistsuguse laulu ja pani sellest, et naerda ma võin. Ja siis ta ajas kõik naerma ja siis pärast Maarja-Liis Ilus ütles mingi, et sedasi ta neid naisi murrabki või niimoodi nagu, et ta tegi sellest nii laheda laulu ja ise nagu muigas ka, kui ta mingi seal liigutas käsi, et kõnnin mööda sust nii, kui poleks sind näinudki. niimoodi, et jah, see Jaan Söödi versioon mulle meeldis ka väga, võib-olla ma panen selle lingi kirjeldusse, et saate seda ka kuulata. aga jah, et see laul mulle meeldis ja ma ei imesta, et see 4. kohale jäi. aga nüüd peame võtma 9. laulu, sest 8. laul oli võidulaul, nii et võtame 9. laulu. 9. laul Beautiful Inside, esitajaks Kerli Kõiv. nii, 9. laul Beautiful Inside, esitajaks Kerli Kõiv, sai 3638 punkti ja jäi 2. kohale. no ma ei imesta, see praegu läks mul esimeseks, seepärast et see oli tõesti hea. Ma ei teagi, kuidas seda stiili, mis see laul oli, võiks nimetada muusika mõttes, kas see oli nagu pop-rock või selline, et algas niimoodi aeglaselt ja siis refräänis tulid kitarr, trummid ja tšello mingi, kõik panid siukse nagu rocki ja see Kerli hakkas niimoodi ise ka niimoodi tantsuliigutusi niimoodi muusikaga niimoodi kaasa tantsima seal, et seda oli kohe täiega lust vaadata ja ning laulis ka hästi ja see laul oli ka natuke nagu siuke nagu, et jätab mulje nagu, et või nagu siukse positiivne asi, et vahet pole, mis teised sinust arvavad, ela sina oma elu ja niimoodi, et teistel võib küll õigus olla, aga samas, et võib-olla see on see, et võib-olla inimesed mõtlevad liiga palju seda, et mida teised neist arvavad ja siis nad hakkavad ennast muutma, et kõige parem ongi jääda iseendaks, et mulle paistab, et see laul natukene andis sellist sõnumit edasi ja no väga hea laul, et see läks mul ka praegu esimeseks, et see muidu jäi küll teiseks, aga küll me pärast näeme, kus mul see top 10 läheb, aga väga mõnus laul, väga lahe laul, et ja Kerlit me näeme selles konkursil veel, ma ei saa kindlalt lubada, et mitu korda, aga ma tean, et vähemalt ühel Eesti laulul kuuleme tema laule veel. et aga see oli tõesti väga lahe, hästi esitatud laul, et see oli tõesti, selle puhul pole mingit küsimust, et see nii kõrgele sai. aga võtame nüüd 10. laulu. 10. laul I'll give you a mountain, esitajaks Karisma. 10. laul, nii, 10. laul I'll give you a mountain, esitajaks Karisma. sai 1157 punkti ja jäi 5. kohale. esiteks ütlen ära, et guugeldasin ka, see Karisma vist enam ei tegutse, tegemist oli Rootsi bändiga, kes siis sellel puhul Eestis võttis ka osa Eesti Eurolaulul. aga nüüd nad vist enam ei tegutse. aga väga mõnus laul oli, sihuke mõnus meloodia ja sihuke I'll give you a mountain, et sihuke väga mõnus laul, aga jah, kuidagi
sellest laulust ei saanudki aru, et kas see on ka jälle nagu armastuse laul, et tahab endale naist saada ja et kõik, mis ta talle annab ja et kõik, mida koos teha ja niimoodi, et ma ei osanud nagu eriti aru saada, millest see laul täpsemalt räägib. aga väga nagu solisti ja kõik need hääled kõlasid väga mõnusalt kokku ja et väga hea laul oli, aga ma ei ole kindel, kas mina teda nii kõrgele oleks pannud, samas 5. koht on hea. et jah, aga jah, ma ei oska selle kohta, samas on lahe jälle, et kui mõni välismaalane on nõus jälle tulema Eestisse ja siis Eestit esindama, kuigi ta ise siit pärit ei ole, et selles mõttes on lahe, aga jah, ma ei oska nagu selle laulu kohta rohkem midagi öelda. Lähme nüüd võidulaulu juurde, see oli 8. laul, Tii, esitajaks Neiukese. Nii trummipõrin. võidulaul, 8. laul, Tii, esitajaks Neiukese, sai 8696 punkti ja sai esikoha. Selles mõttes väga sihuke lahe laul, et see laul nagu Tii ehk võru keeles eesti keeles tee, et selles mõttes see laul ongi sihuke lahe ja ei teistest erines, kuna see oli võru keeles, et nagu mulle nagu sellised seto ja võru keelt mulle meeldib kuulata nagu, et see on nagu eesti keelega sarnane, aga samas on ka natuke teistsugune hääldus ja murre ja kõik see on kuidagi lahedad laulud on need, et selles mõttes mulle laul meeldis ja esitus oli ka lahe, kuidas niimoodi, et nagu seal alguses oli, et jättis värava lahti nagu, et see tee oleks avatud ja siis nagu teised, kes seal bändis olid, tulidki niimoodi nagu oleksid need, keda see esimene laulja kutsus enda juurde ja niimoodi hakkasid koos laulma, tegid koreograafiat ja siis muidugi see trummar, kes seal trumme mängis ja niimoodi ja et mulle nagu tegelikult see laul meeldis väga nagu, et ilmselt selle erinevuse tõttu see valitigi nagu esimeseks, et siuke on et jah, et väga siuke lahe laul, et mul ei ole muidu midagi selle kohta halba öelda, aga kahjuks Eurovisioonile me sellega ei jõudnud, et poolfinaalist me kahjuks edasi ei pääsenud ning ma saan selles mõttes aru ka, et välismaalased ei saa sellest murdest midagi aru ja siis nad ei saagi aru, et millest see laul räägib, et mõned, kes on Eesti eurolauludele reageerinud, nagu vaadanud videot, mis Youtube'is on, siis on nad ka öelnud, et sellest nad ei saa mitte midagi aru, et mis see nüüd on siis, et nagu ja et selles mõttes see on arusaadav, et üks vanem Eurovisiooni fänn ütles ka niimoodi, ütles, et I don't understand it, et I don't understand it, et selles mõttes arusaadav, et selle tõttu ei olnud see, laul oli hea, aga selles mõttes ei olnud väga hea valik selles mõttes see sinna saata, et seda aga ometi rahvas hääletas ja siis nad läksid ja muidugi see oli tore, aga kahjuks see ei läinud siis nii hästi neil. et jah, aga muidu ma just selles mõttes, just Eurovisiooni mõttes see laul ei olnud hea, muidu mulle see laul väga meeldib, et ma ei ütle, et see halb laul on, mulle tegelikult väga meeldib see laul. aga lihtsalt, kui nüüd hakata top 10 tegema, siis peaks panema niimoodi ilmselt, et ma paneks esikohale, paneks Kerli lauluga Beautiful Inside. Siis teiseks ma paneks äkki Maarja lauluga Homme. Siis kolmandaks paneks Evert Sund ja Dance. Siis neljandaks paneks Slobodan Riveri. Siis viiendaks paneks Charlene, Whatever You Say. Siis kuuendaks ma paneks äkki selle Hatuna ja Sofia Rubina. Kuuendaks paneks Hatuna ja Sofia Rubina Whenever Blue. Siis seitsmendaks paneks selle Karisma I'll Give You a Mountain. Siis kaheksandaks paneks Airi Ojametsa I Wanna Stay. Ja
9. siis läheks võidulaul praegu, selle neiukese Tii, nojah, Eurovisiooni mõttes lihtsalt panen ta nii kaugele, kuna sellega, ma arvan, Kerli lauluga oleks meil paremini läinud. Ja siis viimaseks paneks selle Soe ja Charlitas. Ja viimaseks paneks siis Zone ja Cardinals Turn the Tide. Aga sellise tuli see top 10 ja sellised need laulud olid. Minge kuulake ka ja näeme järgmises videos, võib-olla eurolaulu või hoopis äkki midagi muud. Videoid mul igal juhul tuleb. Olge terved ja näeme jälle.